Lindakivi keskuse taga Lasnamäel asub üks sõna otseses mõttes silma torkav hoone. Näete, see on kunstihoone Lasnamäe paviljon, kuhu tasub juba alates homsest kindlasti sisse astuda, sest siin avatakse Eesti kunstnike kevadnäitus, mis on ühtlasi ka parim läbilõige nende uudisloomingust. Tänavu on just tore see, et on tunda, et ka nooremad kunstnikud on peale tulemas sükse nagu värske vaatega just kaasaegse kunstiloominguga. Kunstnikud keskenduvad tänavuni isiklikele teemadele, linnaruumiga seotud küsimustele kui keskkonnaprobleemidele. Mis siis saab, kui näiteks metsad, põlismetsad kaovad, et meil on need kommertsmetsad paarikümneaastased, et see on selline sotsiaalne küsimus, eks ju, mida kunstnik puudutab, siis meil on ka palju tänavu selliseid identiteediteemalisi küsimusi, kus lähetakse kas oma lapsepõlve või mälestusi varasemast elust ja saadakse aru, et keskkond on väga suur mõjutaja. Omamoodi keskkonnaruumi või salaaia teemadega mängib ka noor tekstiili- ja installatsioonikunstnik Mari-Liis Steinfeld-Grins, kelle töö kohe sisenedes külastajaid tervitab. Mul on hea meel näidata oma täiesti uut seeriat nimega Paradiisiaed ja kuigi Paradiisiaed on üpriski kaugele ulatuvate juurtega arhetüüp, siis ma olen seda hoopiski lahti võtnud enda isiklikele allikatele ja kogemustele tuginedes, siis seekord ma käsitlen hoopiski palju intiimsemat maastiku osa ja see on aed, aga ma soovin hoopiski viidata ühele palju intiimsemale ruumile, vaimuruumile. Näitusel on esindatud ka mitmed skulptorid, näiteks Ivan Zubaka, kelle töödest võiksid olla teatripublikule tuttavad Rakvere teatri sissekäigu ees seisvad kaduvikumehed. Kevadnäitusel on mees esindatud hoopis mitmetähendusliku kohvriga. Эта работа называется «Закрытая история», «Сулетут лугу», да? У каждого человека есть как будто своя история. И это как будто какой-то личный такой период зафиксированный в этой работе. Например, этот кофер, да? И там есть разные такие, если близко посмотреть, разные отпечатки шрифтов и всякие конверты, и всякие названия, как обычно хранят, фиксируют историю. Kahe tööga on näitusel esindatud kunstnik Katrin Valgemäe, kelle käekiri on selgelt äratuntav kui klassikaline maalikunstitehnika popkunsti ja kitschikastmes. Eks ma maalin oma elu ja iseennast. Et ongi nii, nagu kuraator ütles, et tänavu on esiplaanil isiklikud teemad, aga ka selline loodushoiu teema. Jah, ma võtan, siin on naised ja loomad, et loom on ikkagi põhimõtteliselt üks osa meie hingest. Ja see, kuidas me seda looma kohtleme, on tegelikult, kuidas me kohtleme iseennast. No see ongi lihtsalt tunnetus. Ma kogu aeg analüüsin ennast, lähen enda sisse ja siis hakkavad mingid asjad tulema. Et ega ma ei suuda seda tegelikult ise suunata väga palju. Et see, mis alateadvus esile toob, et selle teie siis ära maalite? Põhimõtteliselt küll, jah. Näitus jääb avatuks kuni 8. juunini ja vaid ühel laupäeval, see on juba eeloleval 26. aprillil kell 1 päeval tutvustab näituse kuraator Madli Ehasalu osalevate autorite loomingut. Ka sel korral saab publik hääletada oma lemmikkunstniku poolt. Publiku hääletuse võitnud kunstnikule on Eesti kunstikollektsionäärid välja pannud 6000 € suuruse auhinna.